Tšauki, Merike numbrite keel. Tulen siia jagama teiega oma väikseid mõtteid seoses numeroloogiaga ikka. Et see tulihobu aasta, mis issand, kui ma nüüd ei eksi, kas Hiina horoskoobi järgi aktiviseerub 18. veebruar või? Nüüd ma võin mööda panna, sorry. Aga kes mäletab, kes on kanalil kauem olnud, siis mind on ka see astroloogia ilmselt köitnud enne seda numeroloogiat. Ja noh, tahame või ei taha, kõik asjad on üksteisega seotud. Ja miks ma siia tulen? Väike üleskutse ka. Ma juba mõtlesin, et ma pean ühe naisega ühenduses olema, kes astroloogiaga tegeleb. Võiks selliseid mõnusaid vestlussaateid teha täiesti. Kui sa nüüd mind juhuslikult kuuled, siis võta nööbist kinni. Vaataks seda astroloogia ja numeroloogia pilgu läbi nende aastate jutte, sellepärast et teate, kui huvitav, kuidas planeedid jooksevad. Ehk siis see 2026 on number 10 aasta, nagu ma ütlesin, no kokku liidetult 1, eks ju. Ütleme siis niimoodi, kui kõik hästi sellise rõõmsa prisma läbi vaadata, siis on uued algused, kõik on väga vinge. Aga üleskutse ka selles suhtes, et vaata, et 10 on ka selline õnneratta energia, mis see siis tähendab see, et sinna, kuhu sa seda hooba lükkad, siis see sul toimetama hakkab. Ja tuletan meelde, et vaadake seda, kas aasta 2017 äkki oli siis see, no ühesõnaga 9 aastat tagasi, mis teil siis toimus, sellepärast et numeroloogiliselt kõik käib tsükliliselt. See natukene on nagu õudne mõelda, aga no mis sa teed, iga kord me ju kasvame, on ju, areneme, meie mõttemaailm muutub, me saame ise seda kogu aeg paremuse poole lükata. Ehk siis, kui sa nüüd analüüsid seda aastat seal 9 aastat tagasi, no ma toon näite, kui sul on olnud mingisugune selline periood, et sa võib-olla kolisid ühest kohast teise, siis suur tõenäosus on, et sul sellel aastal toimub see sama asi. Aga kuna sa oled sageduselt ise juba, noh, loodetavalt juba kõrgemal sagedusel, eks ju, siis see muutubki teistmoodi, kas sa lähed siis korterist ridaelamusse elama või siis majja, mida iganes. Ja näiteks, kui sul sellel aastal see 9 aastat tagasi juhtus selline asi, et näiteks lahkuminek ja ikkagi kuidagi üksteisega veel suhtlete ja nii edasi, siis sellel aastal võib seesama suhe veel kuidagi võtta nagu hoo alla ja see asi tuleb ära lõpetada. Ehk siis, mis ma ütlen, siis need asjad, mis teil jäi 9 aastat tagasi lõpetamata, siis need võivad ka sellel aastal päevakorrale tulla. Ja näiteks, kui sa tegid siis mingi ettevõtte ja see ettevõtte vahepeal on just nii ja naa, nii nagu ikka ettevõtjatel on ju, ma olen ise ka ettevõtja, siis sellel aastal võib see saada mingi näiteks level upi või siis tuleb täielikult läbi vaadata, võib-olla kui sa tunnetasid juba eelmine aasta, mis oli 9 aasta energiaga, see oli nagu lõpetamise energia, siis võib-olla hoopis tegema mingi restardi, midagi lõpetama, midagi uuesti, sama ettevõtte alt, aga midagi uut moodi, andma mingi uue hingamise ettevõtlusele. Ehk siis suure tõenäosusega kordub midagi, mis oli 9 aastat tagasi sul päevakorral, lihtsalt teises vibratsioonis. Vaadake, memm tuleb tagant. Ja vaadake, ta on habetunud. Ta köhib ka tihtipeale, nii nagu keegi ütles, peaks olema südamega mingi probleem. Aga me oleme loomarstil käinud, mingit südameprobleemi ei ole, lihtsalt vanadusega kaasneb see protsess. Niisiis, vot sellised asjad ja siis üks selline huvitav tähelepanek. Astroloogiliselt siin kuulasin kõrgkikis, ma ikka kuulan erinevaid kanaleid, nii nagu ma teile öelnud. Ma ikka tahan ka kogu aeg ennast harida igast vaatenurgast. Muidugi nii nagu ma tahan teile ütelda, et ärge nagu liiale minge. Et üks siht peab olema kindel, millega sa tegeled sellel aastal ja nõksukene kõrvalt ka, aga pea laiali ei tohi otsas nagu minna, sellepärast et see 10 aasta energia täiega sunnib, mitte ei sunni, aga ta lükkab tagant meid nagu kõik asju ahmima, nüüd korraga nagu vaata seda. Vot, siis vaata, kuhu ma tahtsin jõuda. Astroloogiliselt nüüd teie, kes te tegelete astroloogiaga, palun kommenteerige ka siia alla. On planeetidel mingisugused väga huvitavad sussamussad,
kuskil kohas nad saavad kõik korraga kambaksi kokku, see on nagu planeetide koosolek, ma ütleksin lihtsas keeles. Aga seda juhtub nüüd minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, kas kuni aprillini. Nii et see, mida meie siis tavaliselt inimesed tunnetame, see on, ma ei tea, kas te kuulete, siis tunnetame seda sellisel moel, et mingi aeg tuju läheb täiega nulli, siis mingi aeg on tuju täiega laes. Ehk siis täielikult nagu, ma ei tea, nagu ongi see hüplev hobune. Vot, et pange siis tähele, andke armu endale, aga ärge laisklema hakake. Ja ma olen ise hobuse aastal sündinud, selles suhtes, et see annab mulle täiega tõuke, ka mul on aeg-ajalt mott maas, aga ma tean, kust kohast ennast näpistada. Ja vahest annangi lihtsalt endal olla ka, aga ma ei anna kaua olla, ma olen selline kiire hobune. Vot sina, kes oled hobuse aastal sündinud, et kuidas sul töötab. Ja muidugi ikkagi jälgige seda oma isiklikku aasta energiat ka, kellel on seal 5, kellel 6, kellel 7, kellel 1, mida iganes. Ja eriti suur tähelepanu nendele, kes on seal sündinud sellistel päevadel, no näiteks 10 ja võib-olla oktoober ka siis juba on ju 10. Või siis nii nagu ma ütlen, grupp number 1, teie, kes olete seal esimesel päeval, 10. päeval, 19, 28, siis teile toob see midagi väga märkimisväärset. Jälle ma ütleksin, et nii nagu lükkad, nii ka saad. Et kui oled kõrgel sagedusel positiivne, siis sa saad täpselt seda, mida sa tahad saada. Uskuma peab, märke tuleb kuulata. Ja huvitav on ka see, et teie, kes te olete seal 60+, noh, ma ei tea, kas niimoodi saab päris öelda, aga kes näiteks ajalooga väga tugevalt tegeleb, mida iganes, siis mõelge selle peale, kui ma nüüd ei eksi, kas 60 aastat tagasi oli ka tulihobuse aasta. Vot mina poliitikas tugev ei ole ja ajaloos ka ei ole. Ajalooõpetaja pani mulle 2 alati. Ütles, et minuga pole mitte midagi peale hakata. Vot, ja kui ta nüüd teab, Milvi Roosivälli oli mu ajalooõpetaja. Ma ei tea, kas ta vaatab mu kanalit, aga tervitan sind. Kes Tudulinna omadest vaatab, siis saatke tervitused õpetajale edasi. Et hästi vinge, lahe naine. Vot, et ajaloos olen küll puhas 2, aga jah, kui ta nüüd kuuleb, et ma siin numeroloogiaga tegelen ja teenindan. Ja et siis eks ta võib-olla vangutab pead ja mõtleb, et vaata kus ime. Aga see selleks, ehk siis vot, vaadake siis, mis oli eelmisel tulihobuse aastal. Saate ka natukene energiat teada, numeroloogiliselt siis need vibratsioonid mõjuvad siin ka, aga loomulikult me oleme teisel sagedusel kõik meie. Vaadake, me on täiega härmas. Nii, mina seiskusin, tema seiskub. Teised panevad seal minema, näete jah. Ma kutsun neid. Tuli siia, vaata. Ralli. Siin, hästi. No vot, me peame emmest edasi minema, mööda muidu talle paanikasse. Nii, aga teate, mis veel üks tähtis asi? Et 10 energia, meile kõigile hästi kihvt on ju, ja see on ju kõigile kihvt. Aga teate, mis, ma ei tea, kas on miinus või plusspool. Nii, Rossi käis number 2, tuleb mulle teavet ja ma emme kõik, tule tiia. Ta tuleb alati mulle ütlema, et tehtud, tubli oled. Aktiviseeruvad need tüübid, kes tegelevad ka petuskeemidega. Kas see on hea või halb, ma ei tea. Aga nendel hakkab täiega action peale, sellepärast et uued skeemid, uued värgid. Ja nii nagu siin räägitakse ka laias maailmas selle AI kohta, eks ju, et AI on nii kahjulik ja ta. Mina ütlen, et teate, AI on väga tark õpilane, mitte õpilane, tööriist. Ta õpib täpselt sind teadma. Ikka kui sa õpid seal, tahad tema abil mingeid skeeme välja saada, siis ta sulle need skeemid annab. Ta ju täpselt läheb sinu teisikuks, sinu klooniks. Mina kasutan AI-d ja teadlikult üldse ei valeta, ei petta, nii nagu mind on ka siin kontrollitud, aga AI ei tee numeroloogiat järgi, seda numeroloogiat, mida mina olen õppinud. Jumal tänatud, mõtlen päriselt. Seepärast, et AI ei tea neid asju, mida mina olen õppinud.
ja ma õpin edasi, et võite kontrollida risti-rästi. Muidugi ta avardab, väga palju avardab neid asju, et kellel on ai näpus, käpas, andke talle oma sünnikaart näiteks ja las ta teeb selle veel rohkem lahti. Miks mitte? Aga vot need asjad, mida mina teile seal PDF-is annan, kirjalikest räägin. Suulisi minu analüüsi on ka kontrollitud, ma isegi ei tea, kuidas neid kontrollida, ma ei oska, nii kõva proff ma ei ole. Aga vot, lähme tagasi. Siis need, mina ütlen püramiidskeemid, aga ma ei tea, kuidas nende kohta nagu paremini ütelda. Aga need aktiviseeruvad, nad on väga tuliselt, nüüd planeedi seisud jälle, kes astroloogiat teab, palun kommenteerige, võtke ühendust. Mina olen nendes maailmades natuke junn, aga ise olen püramiidskeemides osalenud vist äkki 4 või 5 korda ja täielikus miinuses. Ühesõnaga kõik ise vabatahtlikult läinud ja ise vabatahtlikult kõik ära kandnud ja iga kord mõtlen, viimane kord. Aga nagu ma eile seal Facebooki suletud grupis rääkisin, kui sa ei ole suletud grupis numbrite keel, tule hüppe sinna sisse. Ma eile tulin laivi enne magama minekut sisse, ma lobisin teiega seal tund aega. Nii kihvtiks läks. Ja, et ma ei ole veel laive siin YouTube'is teinud. Eks ma natuke hellitan ka, eelmine aasta läks liiga actionisse kõik see lugu. Hellitan oma aega. Aga hüppa sinna ja numbrite keel on suletud grupp. Seepärast, et meid oleks palju sarnaseid ja samasuguseid. Siis võt seal ma ka natuke räägin, aga me kodus ema, isa, lapsed on ka püramiidskeem, kui niimoodi võtta, et kommenteerige siia. Ma ei ütle, et need on pahad, mõned on väga head. Aga see ei ole minu tasteed, see ei sobi mulle absoluutselt, nii et mulle ei sobi need asjad, nii et ärge mulle pakkuge mingeid asju. Jah, ma saan aru, et oma ala professionaalid ja ütlete, et see ei ole püramiidskeem, aga ikkagi ma olen nii oma numeroloogia sees, et ma tahan inimesi aidata, mitte nahkasid üle tõmmata. Pigem olen seda meelt, et aidakem üksteist nagu heas mõttes. Nii, ma lõpetan ära selle nämmutamise. Aga üks selline hästi huvitav asi veel. Suletud grupis on olemas see nimede tabel, tähtede tabel, iga täht on siis number ja Kai Tamme raamat ka, mis ta viimase vist välja, mitte vist, aga välja lassi, seal on ka nimedest palju räägitud. Ma soetasin, õigemini sain kingiks selle raamatu ja ma pean vabandusega ütlema, Kai, ma ei ole seda veel nagu korralikult läbi lapanud. Et nii nagu sa tead numeroloogina, et me kõik toimetame kogu aeg oma asju seal igapäevaselt, aga teie, kallikesed, vaadake seda. Ja üks hästi huvitav tähelepanek, jälle siin oma numeroloogia koolkonnas sain sellise mõnusa teadmise. Uurige selle järgi näiteks ära ka, milline linna või küla energia, kus sa siis elad, kas Tapa, ma ei tea, Iisaku, näiteks minu kandis Tudulinna on ju, siis Tartu, Pärnu, ükskõik mis, kus sa siis ka ei ela, vaata, mis number seal kokku tuleb. Ja selline soovitus tuli, et käia vähemalt sellises riigis ära, mis sinu elude numbriga kokku läheb. Kui sinu elude number on näiteks 7, siis see on sulle nagu justkui sinne energiaportaal, see küla, see linn või see riik, näiteks Rossi, ma ei tea, mis Rossi elude number on. Ta on sündinud 11. päeval. Meie meister. Argpüks number 1. Vot sellised asjad. Ma väga loodan, et see oli oluline informatsioon. Mis ma ikka loodan, ma tean lihtsalt, et on mulle väga huvitav. Nii nagu ma ütlen, ma kogu aeg uurin neid asju, et ma arvan, et see ei lõppe otsa mitte kunagi. Vot, üleskutse sellele ka veel, teate, kes on numeroloogias tuhnind ja uurind ja oma ala spetsialist, aga seal vaikselt pusserdab oma ette. Paneme sinuga ka leivad ühte kappi selles suhtes, et teeks sellise vestlusõhtu, arutaks numbrite teemal, lihtsalt puhas numeroloogia. Ma tean, et teid on Eestis hästi palju juba, osad on ka minuga samas koolis käinud, nii et kirjutage mulle Messengeri. Te leiate mu nime järgi üles, Merike Minhov seal, kirjutage konkreetselt sinna ja nii ongi. Teeme midagi vinget koos. Ma tahaks astroloogiat ja numeroloogiat ka kokku panna niimoodi, nagu lihtsalt mitte vestlusõhtu vaata, mitte selles vormis, aga teeme videona seda, et paneme siia YouTube'i kanalile. Arutaks siit ja sealt risti ja resti. Minu just oleks mega lähe. Nüüd ma vaatama, et minu üks laps ära ei lähe.
me oleme jälle kodus. No nii, tšau. Ma isegi ei tea, mis ma pealkirjaks panen, midagi ikka panen. Mis toob aasta 2026? No vaatame. Tšauki!